esimene tunne oli, loomulikult natuke kartsin, et midagi juhtub, aga midagi väga ei juhtunud. Pärast tulin maha, väga tore oli ja ma olen väga tänulik selle peale, et ta ikkagi saab võimaldada mulle võimalust sõita ja aitab mind, kuidas ta suudab, kui mul vaja on abi ja julgustab. Ma olen väga tänulik talle selle pärast. Kui ta närvi läheb, siis ta üritab rohkem seda endal hoida, et väga mitte mind närvida ajada. Suuremas ajal ta küsib, et kas sa sooviksid sellest rääkida ja siis et kui on soov, siis räägime sellest ja üritame mingi lahenduse leida. Ära unusta siis lillituu emadepäevaks. Ei unusta. Alustame hoopis sellest, et milline su enda suhe spordiga on? Et mis aladega sa oled tegelenud, kui sa üldse oled tegelenud? Ma spordiga alustasin sellest, et ma olen 9 aastat tegelenud iluvõimlemisega. Enam ei paista välja, aga ja peale seda ma läksin sportlaskmisega tegelema. Et isegi õnnestus mõnel korral Eesti meistriks tulla. Nii õhkrelvades kui sport püsis. Väga uhke. Hästi erinevad alad, et kuidas sa sattusid nende juurde? Üks täiendab teist. Ma olen paras siuke, kuidas ma ütlen, siuke bravuurital olnud kogu aeg. Kui vanemad ütlesid ei, siis tuli kindlasti ära teha. Kuidas see juhtus, et Jaanus hakkas ringrada sõitma? Jaanusega, eks see tavaliselt on niimoodi, et kui laps hakkab kooli minema, siis hakkavad vanemad mõtlema selle peale, et nüüd tuleks laps kindlasti kuskile trenni panna, et muidu hakkab lollusi tegema. Proovisime muusikakooli ja proovisime jalgpalli ja siis sai räägitud igasugustest muudest võimalustest, et küll mingitest boksimistest või maadlustest või jumal teab millest. Ei, mitte miski ei kõlba. Siis tuli teemaks, et tegelikult Pärnus on vaata, see Rohtland teeb neid trenne ka, et äkki proovime sinna. Vaatasime kodulehelt üle, et kurat, et ei, et Jaanus on juba liiga vana ja et äkki ikka ei võeta ja hooaeg juba läbi ka põhimõtteliselt. Aga ei, ikka sai mindud ja esimesest korrast hakkas meeldima. Millal see oli? See oli nüüdseks 8 aastat tagasi. Ja ta alustas siis selle päris kõige väiksem. Ta alustas täpselt samal sügisel, kui ta kooli läks. Et tema küll nende pocketitega sõita ei saanud. Vanemad, või selles mõttes sama vanuse poisid, aga selle 100 sonda peal. Et ühel hetkel järsku oli meil ratas ja mingid kombed ja värgid. Ja siit ta läks. Et see maailm oli teile vist täitsa võõras? Ei, päris, ringrajasõidus kui sellises küll, jah. Tänavasõidus on ikka niimoodi ise ka sõitmas käidud ja meeldib ka raisk. Et mootorrattad päris võõrad ei olnud sulle? Okei. Mis muljetega poiss siis sealt esimesest trennist tuli? See on see sama emotsioon, mis ei ole tänaseni kustunud. Et kui ta tuleb sealt raja pealt maha ja silmad säravad ma ei tea, mis asjad. Et see on emana, see on ka tohutu emotsioon. Ja see on see, mis panebki pingutama. Et okei, ma võin väsinud olla, aga ikka lähme, sõidame Pärnusse või kuhu iganes. Te käite siit Viimsist sinna? Jah. Okei. Mitu korda nädalas seda ette tuleb siis? On ka neid nädalaid olnud, kus on 3 korda sõidetud edasi-tagasi. Mis ikka? Et põhimõtteliselt nagu pärast kooli autosse? Jah. Ja siin oligi, et vahepeal palud lapsel varem koolist ära tulla, et jõuaks ratta peale panna ja varustuse. Aga lõpptulemus on see, et teeme teeb siin üksinda ja siis härra tuleb ja niimoodi istub autosse ja ütleb, et nüüd lähme. Aga ei, Jaanus on ka nagu järjest tublimaks saanud, et
aina rohkem ja neemale kasuks. Okei. Aga kas sa mäletad, mida sa mõtlesid siis, kui need esimesed trennid ja esimesed sõidud olid, et kas sa kartsid midagi või pigem? Ma ütlen ausalt, ma kartsin. Sest minu jaoks on kaherattaline ikkagi selline asi, mida peab austama ja natukene kartma. Aga siis, kui sa mäletan nii selgelt seda emotsiooni, et vaatan seal raja kõrval, need olid seal väikse platsi peal veel. Siis ta kallutab seda ratast ja tunneb ennast kuradi hästi seal peal ja silmad säravad ja okei, ole siis. Sa oled õnnelik. Jumal tänatud. Kuidas teie elu nagu selle motoharrastusega seoses muutunud on? Oluliselt rohkem saab ringi sõita. Ja raha läheb ühte kindlasti auku. No nagu sa näed, emme pole jupaga juuksuris käinud. Aga ei, me ennist ka korraks peatasime sellel teemal, et seal on hoopis teistmoodi inimesed. Et see selline ühtekuuluvustunne ja vastastikune aitamine, abistamine, nõustamine, see on nii kihvt lihtsalt. Tol ajal, kui Jaanus veel 100 sõitis, see oli nii kihvt, kuidas kogu aeg naersin, et näed, Marko läheb ees ja pardipojad järgi. Et mida suuremaks poisid saavad, seda rohkem nad peavad ka ise hakkama saama. Aga ta vist oskab nagu neid Markol on tõdesid tohutu selgeks kannatlikkus. teha. Ja see, kuidas ta, mitu poissi on raja peal ja siis ta hoomab seda, kuidas, või märkab ära kõik selle, kes mida kuskil võiks paremini teha. Ja eks need said vahepeal niimoodi sugeda ka, kui hetk oli. Ja poisid austavad Markot. Et see on tohutult oluline. Et ikka eeskuju. Kas need esimesed oskused tulid lihtsalt või? Jaanusel ma mõtlen. Oleneb, mida me nüüd oskusteks peame. Eks ikka alguses sai ja teda niimoodi rajale lükatud ja kinni püütud, et jalad lihtsalt juuletanud maha. Aga samas ta ise nagu püüdles ka selle poole, et ikka saaks ise hakkama. Aga pigem on see, et endal tuli uusi oskusi hästi kiiresti juurde. Tsikli näppimisega mina ei olnud never ever varem kokku puutunud. Aga nüüd juba mõne asjaga saan hakkama. Näiteks, mida sa 8 aastat, see on päris pikk aeg, mida sa nüüd oskad teha? Küsimus. Ma tean, kuidas seda autosse laadida, sealt maha võtta. Väga hästi juba. Ei, selles mõttes, et eks ikka saab, kui häda käes, siis saab rattad ära vahetatud ja õlivahetused teeb Jaanus ise juba muud siuksed hooldused. Et ma arvan, et me oleme päris kaugele jõudnud. Et emme on ka nüüd ära õppinud, et milline lipp, mida tähendab raja peal. Ja ma olen õppinud rahulikum olema. Et alguses oli ikka närv sees. Nüüd lihtsalt juba niimoodi võtad sõna ka. Näeb sellest, et mis korras see ratas on. Et on olnud ka siin, eelmise aasta alguses oli ju see, kus Jaanus läks 100-st üle 300 peale. Ja ratas oli veel suhteliselt niimoodi tegemata. Eelmised kondlid olid puruks. Teised, mis me üritasime peale panna, need ei istunud. Siis oli öö vastu esimest sükest rajapäev vist oli tulemas. Et siis sai veel siin kondleid ümber tehtud ja kurat teab mida. Aga jah, ei me üldjuhul ikkagi üritame eelmisel õhtul valmis panna asjad. See ongi see, et kõik varustus, ratas, siis käib poes, ostad nänni kaasa, vaatad üle, et oleks piisavalt palju varusokke ja varuspükse ja mida seal nad tahavad. Ja vett, hästi palju vett Jaanusele. Ja siis varahommikul on tavaliselt minek. See on siis laupäeva hommikul on, jah? Jah, et me naljad nagu
Pärnusse või niimoodi eelneval õhtul valmis ei lähe. Aga jah, siis on varahommikul minek, siis on pühid seal silmi veel niimoodi autoroolis, et esimesest tanklast kohvi ja Red Bulli ja siis juba nii kui Pärnu lõhna hakkab tulema, siis läheb siuke elevus suuremaks ja uni läheb ära ja siis ongi naksti on see nädalavahetus läbi jälle. Siis mõlemad istume kahekesi autosse ja mõtleme, ma olen nii väsinud. Ja siis tulevad need piinarikkad 1,5 tundi koju. Kas teil käib ka nagu suurem pere kaasas? Kui tavaliselt me käime Jaanusega kahekesi. Et siin viimane suvi käis tal õde kaasas niimoodi tublisti. Ja on väikevenna kaasas olnud. Aga jah, üldiselt jah, oleme kahekesi. Okei. Kes teil neid suuremaid mehaanilisi asju aitab tsikli juures teha? Ennem aitas mul Veiko ehk siis mul eksabikaasa. Aga nüüd siin töö juures poisid aitavad ja viimane aasta on väga paljuski toiminud tänu Enn Lehkrile. Tema on meile niimoodi motoissiks olnud. Okei. No tema vist kogemusi jagub ja oskab. Ja tema oskab seda bossi ka paika panna, kui väga vaja. Okay. Oskab vist sõidunõu ka anda, ma usun. Ja üldse see, ongi, et see, et inimesed niimoodi kokku hoiavad seal. Et antakse üksteisele nõu ja vahepeal sõelevad ja sõimlevad ka, aga siis on vaja. Kas teil on ka juhtunud midagi sellist, kus on vaja äkki, ma ei tea, mingi osa on katki läinud nii, et on vaja kellegi teise abi seal pädokil või? Jaanusest tuli siin, oligi eelmise hooaja algusest tuli vist rajalt maha niimoodi, et tagumine hammakupolt oli läinud. Siis hakkas see trall pihta, et mitte kuskilt saada ei olnud. Aga jah, seda me koha peal ära ei lahendanud. Aga järgmiseks korraks oli olemas. Käisin siin mööda Viimsi garaaži ja vaatasin, mis sobib, sellepärast, et Yamaha keskusest me ei saanud seda nii kiiresti. Ühestki poldipoest ka ei leidunud. Siis tuli minna varuosade järgi. Aga jah, ei, siin on neid olukordi, kus on mingi jupp küljest lennanud, on veel ja veel olnud, et siis on leitud kuskilt mingi ratas, kust küljest saab võtta. Ja samas endal on ka kogu aeg mingid poldi need mutri, need karbid kaasas. Igaks juhuks peab olema valmis. MacGyveri teipi ja traati ja kurat mida veel. Aga kui see võistlus käib, kuidas te need rollid nagu omavahel ära jaotate, et kes mida ette valmistab või mida teeb? See toimub kuidagi nii sujuvalt, et kindlasti mul naisterahvana on eelis, et nii mõnigi härrasmees tuleb ja ulatab abikäe. Et kui ma siin niimoodi õnnetu näoga ja seisan lapse ja ratta kõrval. Aga ja meil ei ole praegu see klass ei ole veel nii keeruline, et nüüd oleks mingit tohutut tiimi sinna taha vaja. Kuigi jah, eelmisel hooajal, kui seal sai niimoodi raja peal veel rehvisoojandeid maha võetud, see oli päris mingi tunne ja vaatasid, ägedaks läheb. Aga ma mõtlen teile Jaanusega omavahel, et mida ta tahab, et sa teed või mida ta ise teeb? Meil on kuidagi aastate jooksul kujunenud välja see, et Jaanus paneb ise oma kiivri pähe, viskab mulle oma kindad ja siis ma niimoodi aitan tal need kätte. Rajalt maha tuleb, siis ma aitan tal need samad kindad ära ja siis on nagu raudpolt on see, et ta võtab oma selle slaidri küljes selle kulunud tükikese ja ulatab emmele tänutäheks. Okei. Nii armas. Eks see ongi see, et ühel hetkel sa üritad mehaanik olla, järgmisel hetkel sa oled, ma ei tea, toidukuller, siis sa oled seal psühholoog
ja on neid hetki ka, kus sa pead see ora tagumikus olema lihtsalt. Et põnev on. Väsitav ja põnev. Seda muret vist ei ole, et kui on vaja võistlusele minna, et siis ei saa hommikul üles voodist. Ma ei tea, kas me oleme niimoodi sisse maganud. Ei noh, eks neid olukordi on olnud küll, kus avastad, et kurat, me oleks pidanud vist oluliselt parem olema koha peal. Aga ei, nagu päris seda, et nüüd ära jääb selle pärast. Ei, liiga põnev on. Jaanus ka, ta kipub niimoodi vastu hommikut magama minema ja siis, aga kui see rajale minek on, siis ta on kõige parem laps. No järelikult see ikkagi meeldib. Isu on. Kas sa, ma ei tea, aegu ka näitad raja kõrval või mingid sellist? Jaa, et noh, siis oleme arutlusele võtnud, kui on mingeid olulisi muudatusi. Et või noh, näed seda, et kuule mees, et noh, sa ju saad ja suudad. Et noh, küta nüüd. Aga on ka neid kordi olnud, kus pigem ütled, et kuule, et ära nüüd päris niimoodi maksimumi peale välja mine. Eriti kui märg rada on, et siis on endal ka natukene hirmsam. Et Pärnus on hea, sa näed põhimõtteliselt igale poole, kus ta võib olla. Aga eelmine aasta Pikernikel oli noh, iga ring sa ootasid teda sealt kurvi tagant, et no kas ta kurat tuleb nüüd juba või ei tule. Ja siis see kergendus, kui sa nägid, et ja siis läheb 2 sekundit mööda, siis juba vehid seal rajale, saad mine. Siuke korralik emotsioonide siuke Ameerika mäed. Ja ma usun, et nagu kui see nädalavahetus läbi on, vist see psühholoogiline väsimus on isegi suurem. Kusjuures oluliselt suurem kui füüsiline. Et ma ennist ka ütlesin, et mõlemad istume autosse niimoodi. Aga mõtlen, praegu tuleb ka niisugune väike tibutagi peale, kui ma mõtlen selle peale. See on kihvt. Mis see kõige, ma ei tea, ägedam võistlus on olnud sinu meelest, kus on nagu, ma ei tea, midagi eriti hästi välja tulnud või olete suutnud midagi päästa, mis alguses tundus lootusetu või? Minu arust, kas see oli eelmise aasta esimene võistlus, kui see track-day läks nagu suhteliselt kehva oli ja Jaanus tuli võistluse päeval, tuli siis rajalt maha ja fuck yeah! See oli nagu nii hea emotsioon lihtsalt. See ongi see, et minu jaoks paneb selle asja paika Jaanuse emotsioon. Niimoodi. Noh, eks ma vahepeal olen niimoodi kurjalt ikka öelnud ka, et kurat, kas liigutad ise ka või ma teen seda ainult enda jaoks. Aga siis tuleb jälle meelde, et ei, ma teen seda sinu jaoks. Ja sina ise teed ka enda jaoks. Kas sa ise ei taha? Ja ära küsi. Ei, ikka tahaks. Aga mis seal ikka raha paneb asjad paika? No, selle Jaanuse rattaga sa saad ise ka sõita. Ei, kusjuures ma siin paar nädalat tagasi, siis kui oli vaja garaaži minna ratast tegema ja üks mees niimoodi selle arvuti taga oli jälle, siis ma ütlesin, et noh, mis me teeme, emme läheb ise su rattaga sõitma või? Siis poiss läks väga kiiresti garaaži. Okei. Eks nad seal nõmitasid ka mind, et ei, sul pole kombet ega midagi ja ma selle ilga venitan. Kiirdieet ja. Eks kipub ikka, jah. Sest mul näiteks sõbrannad ei saa sellest aru, et mida kurjadid sa seal raja ääres teed? Mida sa seal näed või mis see on sinu jaoks? Aga umbes seal on piisavalt veider naine, et ma tunnen seda lõhna, ma kuulen neid helisid, ma lihtsalt kaifin. Jah. No, ma arvan, et sa pole ainuke. Sul vist on ka sama viga küljes.
aga mis sa arvad, mille poolest see spordiala nagu erineb, kui su laps tegeleb motospordiga või käib, ma ei tea, kergejõustikus või jalgpallis, et kuidas see nagu perele on teistsugune kogemus? Ma ise olen nagu aru saanud, et see pere peab teistmoodi olema oma mõttemaailmalt. Et jalgpallis me ilmselt ei usu, et on kuigi tõenäoline ennast totaalselt ribadeks kukkuda või oma pall ära lõhkuda. Et eks ta on suure riskiga ala. Aga samas seda vingem on see kõik see adrenaliin ja rõõm ja isegi kurbus vahepeal. Et eks need pisarad on päris kibedad olnud vahepeal, kui ei ole õnnestunud nii nagu lootsid. Aga jah, see pere peab jah teistmoodi mõtlema ja olema. Liidab vist ka rohkem on ju, sest sa pead ju nagu ise pühenduma rohkem. Ja kõik see ühiselt koos veedetud aeg, seal ühiselt jagatud emotsioonid. Et see on päris hea liim. Ja ma usun ka. Mida sa ise oled õppinud nüüd selle 8 aasta jooksul, ma ei tea, kas ratta kohta, motospordi kohta, Jaanuse kohta, enda kohta? Ma ütlen ausalt, enda ja Jaanuse kohta ma olen tohutult õppinud. Et meil on Jaanusega siuke, ma ütleks, tohutult hea suhe. Et omaette me naerame, et peaks endale live-kaamera panema, et kuskil jookseb üles, et see, mida me omavahel toodame sõitude ajal seal. YouTube'is või kuskil võiks selle eest päris hea raha teenida. Aga ei, eks nagu tehnika kohta ja kõik need rajareeglid ja tehnilised nõuded, ja eks need on kõik niimoodi hakanud vaikselt külge. Ja eks ju inimesed jagavad nippe seal ja kuidagi. Ei, võib-olla see selline hea ala teeb isegi lihtsamaks niimoodi lapse kasvatamise. Et tõesti jääb vähem aega lollusteks. Jah. Ja kui ta ise tahab, vaata, et siis ja see ühine huvi ikkagi liidab päris palju. Kui palju sõpru te sealt leidnud olete? No ütleme nii, et Jaanusel vist enamik selliseid suuremaid sõpru kipubki sealt olema. Et ja eks mina ka ju suhtlen alatasa sama ringkonna inimestega, et vahet pole kas niimoodi eraeluliselt või tööalaselt. Neid klepsukesi rataste peal ikka läheb. Ja, just. Kas selle hooaja esimesed sõidud on juba tehtud? Ei ole veel jõudnud, et proovime nüüd tuleval nädalavahetusel minna. Emadepäev möödub siis garaažis. Jaa, okei. Et me varsti sätime ennast sinna poole. Et mida sa ütleksid nendele emadele, kelle lapsed võib-olla mõtlevad motospordi peale või kes ise mõtlevad, et millist ala oma lapsele valida? Jumala eest minge ja proovige. See on seda väärt. Et kui see on vähegi see, mis su lapsele rõõmu pakub, siis las su laps teeb seda. Et meie vanemana ei saa ja ei tohiks mitte kunagi suruda neile peale neid unistusi või väärtusi, mida meie õigeks peame. Et las nad elavad oma unistusi. Aitäh sulle. Aga mulle. Ilusat emadepäeva ka.